Tere kõik head inimesed ja võib-olla need inimesed ka, kes ennast heaks ei pea. Selline stampväljend tuli kohe siia saate algusesse välja, aga parempoolset taskuraadio, mis toimub, alustab taas uue osaga ja oleme jõudnud siia juulikuu lõppu ja tundub, et Eesti poliitmaastikul ei lähe sugugi vaiksemaks. Pigem vastupidi, nagu sai prognoositud, see presidendivalimise kampaania on läinud ikkagi täiesoos edasi. Sellest kindlasti räägime kindlasti seda, mis toimub omavalitsuste võimu juures, näiteks kas või Narvas ja Pärnus, kus siin suvisel ajal on ka teatud võimuvöörded juba läbi viidud. Räägime kirikurendilepingust Tallinnas, räägime ka Narva probleemidest ja räägime natukene ka haridusest, kuna täna on siis Tõnise asemel meil hea võimalus seda teha, kuna on Andres Kaarman meid tulnud välja aitama siia selle saatega ja selle üle on meil ainult hea meel. Nii et enne veel, kui alustame, pange like, jagage ja siis olete kindlad ja meie oleme ka selles mõttes kindlad ja tänulikud, et see saade jõuab paljudeni. Aga alustame siis ikkagi presidendikandidaatidest. No nädal on toonud siia juurde ikkagi väga palju ja väga värvikaid inimesi. Ja küll selle Ülle Madise nime üle oleme siin ratsutanud, siin ma ei hakka seda rääkima, ajaloost pakkus seda esimesena välja. No ei hakka me rääkima ka Riho Ühtegist, et eks selles mõttes me oleme sellel teemal juba peatunud, aga nüüd on väga palju uusi ja toredaid inimesi tulnud. Võtaks kõigepealt ette Indrek Laul. Tegelikult on Indrek olnud selles kontekstis ka eelnevalt ju teatud mõttes väljapaistev, on ta seda teinud ka eelmistel presidendivalimiste perioodil, et ennast välja pakkunud. Aga ma tahaks alustada ikkagi sellest, et mida te arvate, et mis siis nüüd toimub, et sellist nagu, ütleme, nimede väljapakkumist nagu praegu toimub, ei ole mitte kunagi olnud. Igaüks, kellel natukenegi hoidu hakkab presidendikandidaadi nime välja pakkuma ja kus kõige naljakam, kõik tõstavad käe ja tahangi olla president. Mis see siis toimub praegu siis nende kandidaatide ümber? Minu otsa vaatad, ma vaatan sinu otsa. Ja ma kõigepealt tahan öelda, et meie vaatajad ja kuulajad on kõik head inimesed. Ma arvan ka tegelikult on head inimesed. Aga sa arvad, et konkurendid ei kuula meid või? Nemad on ka head inimesed. Ega meil ei ole kunagi niimoodi olnud, et me oleks kedagi nagu nii-öelda materdama väga hakanud. Me räägime täpselt nii, nagu asjad on ju tegelikult. Jah, katsume sellist puhtast siunamisest hoiduda. Jah, katsume sellest hoiduda. Ma arvan, et see on meil välja ka tulnud. Aga ühtepidi on ju vahva, et absoluutselt, ma olen ka sugugi nõus. Inimesed nagu usuvad sellesse, et Eesti riik on siuke avatud riik, et ma ei tea, ei ole ei istu kuskil mingi kamp ja et nüüd oleks nagu ligipääsematu, et inimestel ka eliidi hulka ikkagi kuuluvatel inimestel on tunne, et ka on võimalik nii tulla ja justkui tehagi ja ilmselt inimesed usuvad, et neil ongi võimalus presidendiks saada. Ma arvan, nad päris nagu seda, vaadates neid intervjuusid, nad päris siiralt mõtlevad seda, et neil on võimalik presidendiks saada. Tegelikult ju on võimalik, aga see on ju kõik aga see on nii küll, aga teoorias on ju võimalik. Et sa hakkasid Indrek Laulust pihta hästi paar korda elus niimoodi suhelnud, natukene hästi sümpaatne inimene, väga hea suhtleja, hästi tore, laia silmaringiga kõik, aga ta ütles seal oma intervjuus kuidagi mingi sellise lause ühes nendest, et inimesed on tahtnud aidata ja annavad mulle nagu head nõu, siis mulle tuli meelde, kuidas Aimar Altossaar, Isamaa Liidu kunagine peasekretär, kes on ka neid presidendivalimisi nagu päriselt selles mõttes nagu tagatubades läbi viinud ja neid läbirääkimisi pidada, väga suure kogemuse, kes täna on Postimehe ajakirjanik. Siis Aimar Altossaar kirjutas niimoodi, et tundub, et antakse halba nõu. Ja mina olen Aimariga väga nõus. Mulle tunne, et headele inimestele antakse halba nõu, et ma ei tea, kas eriti näiteks kui Indrek Laul selgelt, sealt toodi selgelt välja, et teda on aidanud ka PR-firmad. Ma ei tea, kas seal makstakse PR-firmadele või maksta, mina ei oska seda öelda. Aga PR-firmad väga nagu eriti niimoodi öelda tasuta lõuneid ei taha. Ei tea, aga ma ei saa nagu ka väita seda nii, aga paratamatult mu mõtted lähevad sinna, eks ole, et keegi nagu näitab, et vaata, teeme sulle sellise korraliku kampaaniaga siis raha eest või mitte raha eest, seame üles siin kandidaadid, teeme pressiteated, teeme nii, et ma arvan, et need inimesi nagu hullutatakse selles mõttes, et nad ei saa aru, et niimoodi, selline tegevus ei vii sind presidendiks, mida nad teevad.
presidendiks saadakse teistmoodi, eks ole, presidendiks saadakse erakondade vahelise kokkuleppena, et mitte sellega, et sa tead, et mulle nagu on väga meeldinud, muidu ma siin ajakirjandus kritiseerin vahel ikka mõnda asja, aga ma seekord nagu kiidaks Eesti ajakirjandust, kes on nüüd hakanud ka nagu lahti võtma, suvel pole väga palju teemasid ka, aga Postimehes on selliseid lahkavaid kirjutisi olnud ja ma pean ütlema, et Vilja Kiisler ei ole minu pereliige, kuigi perekonnanimi sama, et igaks juks täpsustan ära, et tahan Vilja Kiislerit ära kiita, et kuigi ta on muidu selline hästi agressiivne oma intervjuudes, aga ta tegelikult väga delikaatselt neid, soovite vaadata, lahti nagu koorinud neid presidendikandidaate ja kuidagi neile ka püüdnud nagu mõista anda nendes intervjuudes, et kullakene, kus sa nüüd siis, kuhu sa siis nüüd niimoodi, aga ta seda temale omasel moel. Minu arust nagu tasub vaadata, et kuidas ta püüab nagu inimestele öelda, et kuule, et kas sa nagu valel teel ei ole või? Minu arust hästi kenasti. Ja inimesed on, keegi neid nagu veenab, et pane ja tee ja mölla ja inimesed teevad ja möllavadki. Ma ei tea. Ei no nendel peab ikkagi endal ka usku olema ju selles. Ja ma ütlengi, et näha on, et inimesed ise usu, keegi neile, siis ma ütlen, nagu Aimar Altosaar ütles, et keegi annab halva nõu. Et nad ise usuvad, et nii saab presidendiks ja vaatad, inimene läheb nagu nii sisse, mõtleb ennast juba sinna sisse, teeb oma seal teese ja värk, No hea küll, Indrek Laul, jätame tema praegu siis kõrvale, ta on tõesti olnud selline kultuuriinimene ja väga erudeeritud ja Estonia Klaveripublik. Aga võtame teise inimese, näiteks Hannes Hanso, kes on ju selgelt sotsiaaldemokraatliku taustaga, ta on ju olnud nüüd viimastel aastatel väga pikalt diplomaat, ta on olnud Hiinas, Tais, praegu Ameerika Ühendriikides, diplomaatiline karjäär, missugune ja järsku palun, tahan ka presidendiks saada, olen valmis seda tegema. Miks pärast näiteks tema koduerakond seda siis äkki niimoodi ära ei kasutanud? Nemad Hanso kandidatuuri peale ainult kriimsutavad nägu. Ei, meil on ikka nagu Ülle Madise poole niimoodi kaldume. Kuidas see tundub, et kus see siis järsku välja tuli? Samamoodi ju tegelikult inimene ju peaks suurepäraselt teadma, kuidas Eestis presidenti valitakse. Eks inimesed on ju omajagu tegelikult ka edevad, et kui keegi tuleb ja pakub siin nagu välja, et see on ju mõnes mõttes nagu tunnustus, aga nagu sama nagu Siim rääkis, et tihti ei pruugi need soovitused olla üldse sellised nii-öelda heatahtlikud. Et ma lihtsalt lähen ka ajas tagasi selline, ma ei tea, 10-15 aastat, ma isegi ei mäleta. Et ma ise kandideerisin täiesti avalikul konkursil ühe linna peaks, on ju. Ja läksin konkursile, tegin kõik need eelarved selgeks, ennast valmistasin pikalt laialt ette, käisin volikogu ees esinemas, on ju, ja siis seal oli veel mitu kandidaati ja nagu keegi ei saanud nagu toetust ja siis tõusis umbes volikogu esimees püsti ja ütles, et nojah, kui kellelgi ikka toetust ei ole, ma olen valmis siis ikka ise hakkama ja siis hääletati poolt, on ju, ja siis pärast üks opositsiooni liige tuli ja ütles mulle, et kuule, et kui sa arvad, et see oli kuidagi avalik konkurss umbes, et tegelikult see oli väga, väga kõva nagu poliitmäng, mis siin on ju. Aga täna hommikul, ma arvan, te olete vist jõudnud ka lugeda, Allar Jõks tegi ju postituse. Ja täpselt, ma tahtsin sinna jõuda. Just, kui ta mõni aeg tagasi ka nagu presidendiks kandideeris ja väga tegelikult värvikalt kirjeldas seda, et Allar Jõks kindlasti on nagu tark mees ja ma arvan, et võrreldes võib-olla Indrek Lauriga kindlasti teab Eesti poliitikat oluliselt paremini. Ma julgen öelda, et ka, ma arvan, Hannes Hanso on ju Riigikogu liige vist olnud ka, et ja, minister, ta teab tegelikult väga hästi, kuidas need poliitilised hoovad nagu käivad. Aga ta ei ole kunagi siuke tagatoa mees olnud, et võib-olla päris seda maailma nagu ei jaga, aga enam-vähem ikka saab aru, jah. Võib-olla ta on ka selline ka mõnes mõttes oma peaga mõtleja, et kui sa tõid selle välja, et tõenäoliselt ta sotside kontoriga seda nagu läbi rääkinud ei ole. No selgelt see. Aga ma arvan, et see on ikkagi väga, väga kõvad poliitilised mängud ja ütleme, iga erakond proovib siin mingit plussi võtta, et nii mõnegi kandidaadi puhul, keda siin ütleme, erakonnad on välja pakkunud, näiteks, ma ei tea, Isamaa pakkus Maive Rutet või kedagi, on ilmselge, et ta ei saa toetust ei Riigikogus, tõenäoliselt ka mitte nagu valimiskogus, aga võib-olla vaatame järgmise aasta märtsi, et nii mõnigi kandidaat, kellele siin sellist eelkampaaniat tehakse, on meil kuskil Riigikogu nimekirjas ja nagu ka Jõks hästi ütles, et ta käis ju seal reaalkoolis selles nii-öelda presidendi valimiste staabis, kuidas üks erakonna esimees oli näost punane, nõudis seda ja teist ministri kohta, et võib-olla ütleme sellise võib-olla adekvaatsema pildi me saame Riigikogu valimiste kampaanias, et kes oli tõsine kandidaat ja kes ei olnud? No sa tõid siin jah, tõesti veel ka uue kandidaadi välja, Maive Rutte, kelle näol siis tegemist väga kõrge
euroametnikuga, kes on pikalt ju ka Eesti või poliitikat seal Euroopas ajanud. No tema on ka täitsa seda meelt, et võiks ikkagi debatti astuda ja kõike seda muud teha, aga Siim, sekundeerides natuke Andrese selle Allar Jõksi poolt välja toodud teemadele, kas selles perioodis, kus presidenti valitakse, tõepoolest minnakse juba sellistesse äärmustesse, et hakatakse rääkima ministri kohtadest ja pagan teab veel millest, mis absoluutselt presidendi staatuse ehk institutsioon, tema võimuga ei sobi. Kas tõepoolest on selliseid vendasid, kes arvavad niimoodi, et president saaks midagi nagu selle koha pealt hakata väga paika panema ja muutma? Ja siis oli ikkagi sisuliselt erakondade vaheline võitlus ja see oli siis 10 aastat tagasi. Ja siis oli nagu üle-eelmised valimised ja siis oli igal erakonnal oli sisuliselt oma tugev kandidaat ja tehti siis tabeleid ja ka Jõksi meeskond pidas sellist Exceli tabelit, kus oli nii, kui see läks sinna Riigikogust edasi, eks ole, Jõks vist tekkiski, eks ole, alles seal valimiskogus kandidaadina, mitte Riigikogu, õigesti mäletan. Ja siis oli ikkagi Jõksi meeskonnal korralikud Exceli tabelid, et sellest vallast on valija, mis see tähendab nii, tema on sellistel tingimustel toetab, tähendab nii korralik. Aga hakati kohe nime kapetama, jah? Korralik töö käisime tabeli kaupa ja ma arvan, see oli ka Jõks saigi ju kõige rohkem hääli seal esimeses voorus valimiskogus, mis tuli täieliku üllatusena. Et ma rääkisin ka mitmete inimestega, kes seal ka mingeid hääli just kontrollisid seal, kes ei uskunud, et teie Jõks seal nii, nagu, et mis kus, et aga sai üllatas kõiki, aga sellepärast, et tehti seda taustatööd ja väga palju inimestega just räägiti ükshaaval, räägiti kõigiga ära. Ja oli pilt oli ees, palju parem pilt, kui tookord Eesti Ekspress tegi ka tookord suuri tabelid, kes kuidas seal olid hoopis teistsugused tulemused, kui tulid valimiskogu esimesest voorust. Et see isiklik suhtlus on nagu tähtis. Nüüd on olukord muutunud sellepärast, et neid omavalitsustest tuleb neid valijamehi umbes sama palju kui Riigikogust, natuke rohkem. Äkki oli 107 äkki, natuke võin eksida, kuskil mingi selline number. Enam-vähem sama palju kui Riigikogust. Tol ajal oli niimoodi, et oli valdasid palju rohkem ja neid valijamehi omavalitsustest tuli palju see oli suurem mass kui see Riigikogu mass selgelt, et see oli nagu teistmoodi. Nüüd on kõik rohkem erakondade kontrolli all. Võrreldes sellega üks vabu radikaale on kindlasti inimesi, kes on seal valimisliitudes, juhivad omavalitsusi ja tulevad ka sinna juhul, kui see üldse läheb Riigikogust edasi. Et ja muidugi igast asju võib küsida, küsivadki igasuguseid asju, et mida iganes. Seekord on nüüd puhtalt praegu on veel see puhtalt erakondade mäng. Ma vaatan ütlen Reformierakonna tunnustuseks, et nad on kuidagi praegu väga ettevaatlikuks tõmmanud. Ja see näitab, et nad võtavad seda Riigikogus äravalmist väga tõsiselt. Et nad väga valivad oma väljendeid, püüavad ettevaatlikud olla, ilmselt korjavad seal vaikselt, loevad sõrmede peal kokku, et umbes piltlikult öeldes, kas Ülle Madisel on hääled koos või ei ole Ülle Madisel hääled koos. Sotsid siin natuke rohkem nagu lahmivad avalikkuses, aga tundub ka, et erakonnad 11 ikka praktiliselt absoluutselt ei usalda. Üldse ei usalda nagu 11, et käib siuke kompamine, et see on nagu halb. Üks oli see, kui sotsid avalikustasid selle reformikate pakkumisi seal, et sotsid võiksid mingid kandidaate välja käia ja testida, vaadata, mis juhtub. Ma arvan, see sõi usaldust meeletult. Ma tookord ka ütlesin, ma ei saa aru, miks sotsid jama teevad. Et usaldus puudub, aga samas ma tunnen, et nagu Reformierakond küll selgelt nagu töötab nagu märke vaadates, et ja ei töötada seal, ma arvan, ei Maive Rutte ega Indrek Laulu peale, vaid hoopis, eks ole, ikkagi mingite teiste kandidaatide peale ja otsitakse nendele toetust. Isamaa kasutab olukorda väga hästi ära. Midagi pole öelda. Reinsalu ja Seeder seal kohtuvad kõigi kandidaatid, kes iga kord saavad pilti, iga kord saavad uudise, et teised vaatavad seda pealt, kuidas siis selgelt Isamaa ei otsustas Riigikogus mitte midagi praktiliselt. Nende häälte osakaal on niivõrd väike, et nad midagi ei määra seal, aga väga hästi mängivad välja, just kui nemad siin arutavad ja teevadki mingid presidenti justkui. No see täpselt ongi, et minu arust Indrek Laulu peale jäid pidama see Isamaa sellised, nii-öelda kandidaatide kuulamised.
et ma ei tea, et ja nad ütlesid, aga Seeder ütles, et nad võivad veel kuulata kõiki seal ja hea meelega kutsuks veel kandidaate, teeks iga kord saaks jälle, ajakirjanikud tuleksid, teeksid lõpsu ja saaks jälle pilti. No järjekord läheb edasi ju, tegelikult Hendrik Noorman ka ju Hiiumaa vallavolikogu liige ja miks mitte, poliitiline taust on ju täiesti olemas ja palun, saab ka teatud, võib ju ka presidendiks kandideerida, nagu siin juba praegu kuulda on. No kindlasti ta ei oleks üldse mitte halvem kandidaat kui mõni teine. Et see tema avaldus oli ikka paroodia. No, juba eelmiste kulul nagu. No see on nagu sama naljakas oli see, kui Mart Juurgi ütles, et ta vist Otepää Maxima ees on nõus kõikidele nendele soovijatele oma toetusallkirju andma. Et eks ta selles mõttes on nagu mõnes mõttes kurb, aga paratamatu ja teine asi on see eluterve huumor on minu arust ka käib nagu asja juurde, et kui keegi ikka tõsise näoga mingit nagu jama teeb, et siis võiks keegi nagu ka viisakas vormis seda välja öelda. Ja sama aega, mida Siim ütleski, et ega Isamaa ju proovib maksimaalselt seda, et Riigikogus välja ei valita, et kui Reformierakond on oma väljaütlemistes, ma polegi nii tähele pannud, aga on ju hästi suhteliselt ettevaatlik, et kes seal räägivad, Õnne Pillak ja Kristo Enn Vaga vist võtavad seisukohti, et ega Isamaa on ka nagu Reinsalulikult väga selline ujuv, et kui kandidaat tuleb, et siis selline no jaa, täitsa väärikas, kuulame, mõtleme, vaatame, et selline tuulenuusutamine mõnes mõttes. Aga mis on naljak? Vabandust. Ja äkki ei lepigi kokku, aga proovivad vähemalt, tundub. Aga mis on naljakas ikkagi, Ülle Madise on täiesti praegu olnud ju peitus. Absoluutselt ta ei ole mitte mingisuguseid kommentaari jaganud. Ta ei ole sõna võtnud sellel teemal. Kõik tahavad temaga debateerida, pakuvad välja võimalusi. Aga ta... Sorry. Sest asju tuleb arva ette. Aga ta on lihtsalt olnud kuidagi täiesti eemal. Mis see võib siis tähendada? Kas ta ootab nüüd seda õiget hetke või ootab veel midagi olulist, mis tema nii-öelda selle sama jah või ei sõna siis kaalule paneks? Ikka seda sama, ma arvan, mina ei usu, et ta nüüd üldse ei mõtle selle peale, et siis ka tema... Ta on ikkagi väga tugev kandidaat. Tema eitus oleks olnud palju selgesõnalisem, kui ta oleks tahtnud öelda, et ma mitte mingil juhul, et unustage ära, et mina ei ole siin. Seda ta ju ei ole ka teid. Et mida ta ootab? Ta ootab seda, et keegi näitab talle ette, et siin on sulle 68 häält. Seda ta ootab. Ja ma arvan, kui mina pole temaga suhelnud nüüd tükk aega, aga kui mina talle nõu annaksin, ma annaksin täpselt seda nõu, mida ta praegu teeb. Et täpselt nii käitugi, et ma arvan, et see on nagu selle Aimar Altosaare defineeringus hea nõu. Et temal on nagu hea nõu antud, aga ta on ise ka väga tark, ta on nii palju neid poliitilisi mänge näinud ja vaata õiguskantsler ja riigikontrolör, neil on selline huvitav staatus, et nemad osalevad ju ka valitsusistungitel. Ja ka valitsuskabineti istungitel, nendel kinnistel istungitel. Et nemad tegelikult, alati nad võib-olla ei ole isegi kõigil seal näiteks kabineti istungitel kohal, aga üldiselt, kui nad tahavad, et saavad alati igal peal kohal olla. Neil on kogu see pilt ees, kuidas need erakonnad omavahel suhtlevad, ükskõik, kes parajasti võimul on. Et ta saab väga hästi aru kõigest ja ma arvan, et teeb väga õigesti, et lõpuks oletame, et võib-olla saab president, võib-olla ei saa president, aga kui ta ei saa presidendiks, ta tahab ju oma tööd edasi teha õiguskantslerina. Ma arvan, et tal muutuks see väga keeruliseks, kui ta nüüd nagu selgelt läheks, oleks mingite erakondade kandidaat enne seda, kui midagi kindlat ei ole, et kuidas ta siis valita, siis kuidas see õiguskantsleri töö, siis ma arvan, see kindlasti muutub talle probleemiks. No nii, et ta tegelikult piltlikult ootab, et tuleb, ma ei tea, kes, Kristjan Michael, paber käes, näed, Ülle, siin on nii niuke number, need on jah öelnud. Reformierakonnast saad nii mitu häält, sotsidest nii mitu häält, kui tahad küsi üle, sotsidest saad nii mitu häält, Eesti 200-st saad nii mitu häält ja siis sealt kuskilt veel, ma ei tea, veel kellegi kokkuleppe tehtud mõne erakonnaga mingil tingimusel. Eks see vist sõltubki, ma just kuulasin eile ka Kõlvarti intervjuud, et ma arvan, Keskerakonnast mõnes mõttes saabki see sõltuma, et kas Ülle Madise need hääled kokku saab, aga ma olen jälle, nagu ma alustasin, et Allar Jõksiga nagu 100% nõus, et minu arust on tänases olukorras sellises poliitilises nagu tõmbluses on Ülle Madise teinud kõik täpselt nii, nagu tegema peab. Et pigem ongi, et kui ta oleks presidendikandidaat, siis ta oleks nii-öelda laiapõhjaline, mitte ühe või teise konkreetse erakonna kandidaat. Ja ma arvan, et tal oma sellisest ajaloost, kogemusest, tal on nagu tööpõld oleks väga suur ja lai, et see presidendi amet,
peaks olema midagi erilist, et ta peaks just nagu selle valima, et noh, et no igal juhul sinna kindlasti läheb aega veel enne, kas ta siis ütleb jah või ei lõpuks ja kui see paber lõpuks ikka kuskile tema ette jõuab. No, aga ma arvan, et seal vahepeal see nimekiri, mida me siin ette lugesime, täna neid nimesid siin vist kuskil ligi 10, noh natukene vähem, eks neid tuleb siin, ma usun, veel kindlasti juurde sinna, kes tahab ka veel presidendiks kandideerida. No ma tean, et Indrek Laul on tõesti aktiivselt kõigi erakondadega suhelnud juba enne seda, kui ta avalikult välja käis oma kandidatuuri, et tal oli enne kõigi erakondadega suhtlus tehtud. See on teada, aga noh, veel kord, no nii ei saa presidendiks, ei saa niimoodi. Teistmoodi saab sõbrad. Aga linnapeaks saab jälle niimoodi. Linnapeaks saab igat moodi, vähemasti peab selleks tahtmist olema, kui Andres siin oma loo rääkis. Ikka ei saa ikka. Aga ei saa. Andres rääkis tahtmine oli meeletu. Oma loo ära, aga siin on meil 2 väga suurt omavalitsust. On Narva ja on Pärnu, kuigi jah, et see juulikuu tundub olevat, mitte tundub, aga tegelikult ongi suuresti omavalitsuste volikogude töös selline nagu näike vaheperiood, puhkuste periood ja suuri asju seal ei aeta, siis Narvas ja Pärnus absoluutselt ei tähenda mitte midagi. Võtaks kõigepealt ette ikkagi Narva, sellepärast, et see Narva protsess seal võimuvõitluse koha pealt on ikkagi absoluutselt terve tänase selle aasta praktiliselt kestnud, aasta alguses saadik. Nad ei ole suutnud seal absoluutselt, ma ei tea, kuidas see linn üldse eksisteerib, kui nad ei suuda seal üldse mingit töörahu kindlustada, pidev selline võitlus käib, pidev mingisugune selline, ma ei tea, ümberkabetamine käib, et lõpuks nüüd siis ikkagi õnnestus see volikogu kokku saada. Stalnuhhin ilmselt andis järele kuidagi viisi ja kutsus selle volikogu kokku ja Jaan Toots siis linnapeaks ja Urbo Vaarman siis volikogu esimeheks, et selline sündis siis suurepärane kooslus Keskerakond ja plaan B, absoluutselt selline poliitiline kooslus või ehk siis poliitiline organisatsioon, et mida tegelikult absoluutselt, ütleme siis niimoodi, kuskil mujal mina küll ei tea, et omavalitsuste juures kuskil, võib-olla mõnes kohas on ka mõned saadikud kuskil volikogus plaan B-st, aga puudub selline täielik ülevaade, aga Narvas nad on nii tugevalt olnud paigas, et saanud siis ikkagi selliselt võimu juurde. 1 hääl enamuses, see on seal Narvas suhteliselt tüüpiline, aga Katri Raik on juba öelnud välja, et rahulikult juba linnapeana tal tuli ju tagasi astuda, et ootame sügiseni ära, et see hakkab uuesti kõik peale. See trall vist ei näe sealt lõppevat, sest tõepoolest see 1 hääl on ikkagi suhteliselt kehvakene. Toon siia veel juurde ühe olulise nüansi, nimelt seal on ühele inimesele esitatud ka hääle ostmistes kahtlustus juba varem, Oleg Jesseljunas on ta nimi ja tegelikult see on praegu inimene, kes on seal just Keskerakonna poole peal, kui seal veel mingi menetlus peale hakkab, siis tõmbab see taas jälle pidurid sellel maha. Siin ei ole isegi Katri Raigil enam mingit nõu anda. Sa oled seda ikka teinud. Ei, ma ütlen, ma tookord andsin talle nõu, astu lihtsalt tagasi, et lõpeta see jama ära, et see, ta minu arust oleks võinud need viimased kuud ära jätta, ise tagasi astuda ja see oleks tema mainele olnud parem, kui ta ei oleks seda jama. Seal ilmselt oli Stalnuhhini sõna ka ikkagi öelda. Ei muidugi Stalnuhhini, aga tema oleks saanud tagasi astuda ikka öelda, et mina seda mängu kaasa ei mängi ja see on, ma arvan, see kahetsusväärne, et ta Stalnuhhinil nagu lasi ennast ära rääkida, et ta seda jama kaasa tegi seal seda lõppu, et las siis on kogu oma koleduses Narva linnakodanike valik selline, nagu ta on, lihtsalt plaan B juht vist redutab juba kuskil Kreekas või oma sisuliselt hoiukassa rahadega või? Laenu. Neil seal kohtumenetlus oli ka suhteliselt algamas, aga jah, ega sealt, ma ei tea isegi, kuidas ta seal osales seal kohtumenetlus. Ajakirjanduse väitel ta üldse ei olegi Eestis ära. Täitsa võimalik, jah. See kole kamp. Aga siis vaatame, mis see Urbo Vaarman seal siis teeb ja mis asja nad ajama hakkavad, aga midagi head see Eestile muidugi see ei tähenda, et ja ikka see, et kui valija ei karista neid poliitikuid selle eest, et nad müüvad ennast kord ühele poole, kord teisele poole. Kui valijad valivad selliseid inimesi, siis on väga keeruline midagi ette võtta, et
siis nad saavadki selle, mis nad saanud on. Kui inimesed lihtsalt saavad valijatelt, räägivad valijatele ju ka mingid, annavad nagu ikka poliitikud mingid lubadusi ja teevad elu paremaks ja siis saavad sinna inimeste elu paremaks, mitte enda elu paremaks. Aga siis, kui siis valituks osutuvad, siis hakkavad tegelema enda elu paremaks tegemisega. Et kuidas sellega, kui valijad ise nagu neid poliitikuid ei karista, siis kuidagi eemalt sellega võidelda ka väga keeruline. Selline tegevus on ju lausa Narva poliitilisse veregruppi sisse kirjutatud. Ja see, et keegi karistaks seda, keegi aru sellest saaks, seda ei ole. Midagi teha, see on vene maine kultuur, poliitiline kultuur on seal selline. Ma arvan, eks see enamustes on, et kui me nüüd ka sinna Pärnu poole jõuame, võib-olla selles mõttes, ma ei taha oma üle huulte lasta seda lauset, et ma saan Stalnuhhinist aru, on ja. Et pigem võib-olla loodeti viimase hetkeni, et kuna ütleme, see seltskond on seal ikkagi, nagu Siim ütles, igaüks nagu enda eest, et äkki oleks õnnestunud kellelegi midagi pakkuda, et ta oleks tagasi tulnud. Et kui ka Jaan Toots mingis sõnavõtus ütles, et nüüd hakkame linna raha asju korda tegema, aga tegelikult tehti vist teine volikogu aseesimehe kohti juurde, et eks seda võimu nagu selles mõttes nagu tsementeeritakse. Niimoodi neid hääli ostetaksegi. Et niimoodi neid selles mõttes tõesti ostetaksegi ja ega kui see ühehääleline enamus on, et võib-olla Katrile kui täna nagu nõu anda, et võib-olla ei olegi mõtet väga nagu, ma ei tea, võimelda, et see on nagu see vana indiaanlase nali, et kui sa nüüd rahulikult ootad, siis sa varsti näed mööda Narva jõge kellegi poliitlaipa nagu ujumas, et keegi saab kindlasti midagi, jätab saamata. Aga muidugi teine asi on see, mis ma nagu Narvas vaatasin, et kuidagi see naiivsus on nii suur, et vaatad ka linnapea sõnavõtte, et nüüd ma hakkan käima, lendan Brüsselisse lobistama, et Narva linnale raha saada ja kui ta eelmine kord linnapeaks sai, ütles ka, et suurem osa mu ajast hakkab kuluma mööda ministeeriumi koridore mingit raha küsimas või nii ja naa, et ma ei tea, kui mitu korda ta seal kuskil koridoris lobistamas käis, kas sellest midagi kasu oli, on ju. Aga vaata, selles mõttes sa saad ju nagu, ütleme sellist hullikest valijat ikkagi petta, et nüüd ma lähen nagu Narva eest kuskile seisma. See on täpselt samamoodi võiks öelda, et Jaan, kuule, need asjad ei käi niimoodi. Nii ei saada presidendiks ja Narva puhul on kindlasti märgiline see, et tegelikult see juhe või see siduvus ikkagi Venemaaga on ikka endiselt ju vägagi oluline. Ja kui me seal kas või erinevates väljaannetes loeme seal mingisuguseid sõnavõtte, kes kuskil sealt üle Venemaa piiri pidevalt liigub, siis tegelikult selgelt öeldakse välja, et ärge poisid kartke, et kõik varsti on siin ikkagi ühine suur Venemaa, mis on ju tegelikult nende inimeste puhul selgelt see, et nendel mis seal nagu eesotsas toimub ja mitte mingisugust sellist kindlat nägemust ei ole. Põhiline, et on keegi, kes kõva häälega midagi ütleb ja võib-olla mingi asja korda teeks. Ütleme, võib-olla Katri selles mõttes on nagu heas mõttes selline erand, et ta on eestimeelne nii ja naa, aga kui sa võtad Stalnuhhini, võtad Vaarmani, võtad Tootsi või Keskerakonna, olulist nagu vahet ei ole, et ega see diasporaa mõte, et me oleme üks suur Venemaa ja kogu see kultuuriruum, minu arust seal ei ole mõtteviisis mingit erinevust. Ma nüüd nii mustades toonides ei näeks seda asja, et ärme nüüd üldista ka, et seal on ka nende kindlasti on ka, ütleme, nende plaan B-de ja nende valijate hulgas ikkagi inimesi, kes ei taha mingit Venemaad Eestisse, et neid inimesi on ka ikka väga palju, aga eks kindlasti midagi muudab ka see, kui järgmine kord saavad valida ainult Eesti kodanikud, eks seekord pidagem meeles, said veel seda volikogu koosseis on valinud veel ka need hallipassi inimesed, Vene kodanikud mitte, aga hallipassi omanikud said ju valida seekord veel, et järgmine kord ehk siis see vähehaaval kõik ja kui ajakirjandus nopib üles ühe inimese kuskil ühele kanalile antud mingi kommentaari, et ma nagu seda üle ei võimendaks, seal järjekorras on ka väga palju ju hoopis mingite teiste riikide kodanikud. Absoluutselt. Soomes elavad venelased on seal väga ma olen isiklikult kohtunud seal itaallasi, kreeklasi, väga paljude riikide esindajad, see on tegelikult isegi mitte nii-öelda vene päritolu. Ei, nad kasutavad seda võimalust lihtsalt, et muud ei ole. Koht, kust saab, jah? Ja kust saab lihtsalt. Soomest ei saa ju. Soomest ei saa. Et ärme nagu seda võrdsusta, et need ongi nüüd seal narvakad, kes seal järjekorras seisavad. Ei kindlasti mitte see. Tallinna inimesed, kes iganes seal. Aga kas me ikkagi toimime praegu õigesti, et see sama jutt piiri sulgemisest või nende piiriaegade muutmisest ju tegelikult kogu aeg üleval olnud, et äkki peaks ikkagi siis ka minema resoluutseks ja paneme üldse selle piiri siis lõplikult kinni, aga seda ikkagi meil ei tehta.
No ei tehta jah, et ega meil ju vist Lätis on ka paar piiripunkti ja Leedus on ja äkki vist Venemaa on isegi Kaliningradiga seoses teinud mingeid leevendusi seal kuskil lõuna pool, et eks siin ongi arvamus nagu kahtepidi, et et minul ütleme sellist õigus või sellist õiglus ja tunnet riivas küll see intervjuu, kus sellel ajal, kui Ukrainas käib ikkagi nii-öelda täiemahuline sõda, siis nii-öelda heaolu ühiskonda nautivad inimesed pendeldavad nii-öelda kahe riigi vahel, siis me räägime nagu humaansusest ja kõigest sellest, et selliseid inimesi vaadates mul tekib küll tahtmine, et tegelikult miks see piir peaks ikkagi nagu lahti olema. Või nagu ma siin kuskil sotsiaalmeedias viskasin ka natuke nalja, et võib-olla võiks ta olla nagu Ivan Sussanini nimeline piiripunkt, et ühtepidi toimib, teistpidi ei toimi, et kõik, kes nagu sohu lähevad, need sinna jäävad, tagasi enam ei saa. Jah, aga paraku saab ja ei ole midagi veel häda. Aga teine piirkond, kus Eestis ka selline ikkagi terav võitlus käib nüüd suvisel kaunil ajal, on Pärnu. Üllataval kombel. Aasta alguses seal moodustati tubli nelikliit, kus siis EKRE, Keskerakond, Parempoolsed ja Südamega Pärnu valimisliit siis... Seal oli vist isegi viisikliit äkki või? Ei olnud või? 2 valimisliitu. Ja vist oli jah, sul on vist õigus. Seal oli Kuke ja Voltenbergi valimisliidud. Ja. Aha, kuskilt viimane jäi silma, et olid neljakesi. Aga see las ta jääb. Aga nüüd tänaseks on siis olukord läinud seda teed, et nii palju, kui sealt välja on imbunud, siis linnapeana kasutati see samat võimalust nagu Tallinnas on, see on viimaste omavalitsuste valimistega kaasa tulnud, et sa ole pool aega linnapea ja siis oled võib-olla mingil teisel kohal ja siis tuleb keegi teine linnapea. Täpselt samamoodi nagu Tallinnas on välja lubatud. Isegi iga aasta tahtsid seal veel vahetada. Ja siin oligi nüüd Kristen Voltenbergi periood pidi ära lõppema 2026. aasta lõpuks. Ehk siis natuke veel pool aastat oleks tal seal linnapeal olnud. Algselt taheti panna ju EKRE inimene sinna linnapea ette otsa, aga see selgus, et ei ole väga pädev ja siis nüüd ilmselt tahtis nagu väikest poliitilist kooli saada aasta aega ja siis võib-olla oleks nagu selline vangerdus tehtud. Korobeinik, Andrei Keskerakonna lipulaev seal siis oleks jäänud siis ikkagi volikogu esimeheks sinna edasi, et tema oleks siis ikkagi vaadanud kõrvalt, kuidas need asjad käivad. No nüüd läks siis tüli nii suureks, et ilmselt siis Andrei Korobeinik tahtis värvata Kristen Voltenbergi Keskerakonda, et tema tuleks siis kandideeriks ka seal nimekirjas. Vähemasti nii on nagu välja öeldud. No see tundub jälle on selline absoluutselt mingisugune, kuidas nüüd öelda, mingisugune selline arusaamatu vaidlus või mille pärast see kõik läks. Inimesel on omad veendumused, see on võib-olla õige ka. Ega me tegelikult täit sisu ei tea. Räägitakse sellest, et ei pidanud koalitsioonipartner lepingust kinni. Et tekkisid erimeelsused. Millisest punktist siis, seda ei ole ju välja toodud. Seda ei ole välja toodud. Tundub, et pigem olid need samad asjad seal taga, et kas siis Voltenberg läheb Keskerakonda või ei lähe Keskerakonda, ma arvan, pigem need ütleme mingid Korobeiniku ootused, selge, et Korobeinik on seal see põhiline niiditõmbaja, volikogu esimees Keskerakonna esindajana, olnud kunagi muide ka Reformierakonnas vahepeal või algus oligi Reformierakonnas, siis läks Kesk ja muidugi sellele, muide, ma mõtlesin, kus see tuleb see vahe 5 ja 4 vahel, see tuleb ilmselt sellest, et neid võimul olevaid fraktsioone oli 4, neid valimisnimekirju oli 5, kes moodustasid koalitsioon, aga parempoolsed olid selle valimisliiduga koos nagu ühes fraktsioonis. Võib-olla küll. Et selle tõttu on see 4 osapoolt justkui, aga valimistel oli 5 erinevat osapoolt. Et sellel ju ennustati kohe, et see ei saa... Et see on liiga suur. See on nagu füüsikaseaduste vastane, et see nii erinev kamp seal kaua koos püsib, ei püsinud ka, ega selles mõttes ma ei imesta. Võib-olla oleks natuke võib-olla pikemat iga, aga et nad 4 aastat vastu oleksid pidanud, ma arvan, oli ebareaalne. Reformierakond ja Isamaa tegid seal väga kõva tööd, et seda igati pidi lammutada, võtsid ühendust igasuguste osapooltega seal, kes seal selles koalitsioonis olid, püüdsid kogu aeg seda kuidagi kuskilt kedagi välja tõmmata sealt. Ja aga ikka lõpuks nagu ikka alati koalitsioonid lagunevad ikka seest, eks ole, midagi seal Korobeinikul jäi saamata midagi, mida ta väga soovis ja nii ta läks, aga huvitav on see, et kui sellisel surkimisel olid seal selgelt Reformierakond ja Isamaa suhteliselt ka omavahel.
siis minul oli selline ettekujutus, et nad hakkavad nagu koos tegema nüüd kuidagi. Aga näe, Isamaa teeb hoopis Keski ja EKRE-ga. Ei ole enam kuskil Reformierakonda. Noh, nii nagu Tallinnaski. Et see oli nagu huvitav märkus ja nüüd tõesti nii läheb, et Isamaa oleks võinud ka kuidagi teistmoodi proovida. Isamaa sai kõige rohkem hääli valimistega. Et ta oleks võinud proovida praeguses olukorras ka kuidagi teistmoodi koalitsiooni kokku panna, aga ta läks EKRE ja Keskiga tegema. Või vähemalt praeguste avalduste põhjal teeb nii. Kas seal võib olla ka mingisugused suunised tulnud kõrgemalt näiteks, mitte ei ole Pärnu inimesed ise selle peale? Ma ei tea, Isamaa seal suur aktivist, kes sellega tegeleb, on Isamaa peasekretär. Andres Mets. Andres Metsoja on kõige suurem linnapea kandidaatki seal praegu. Naljakas, et valimistel ta ei kandideerinud üldse ise selles Pärnu linnas, vaid ta kandideeris hoopis Põhja-Pärnumaa vallas. Või olnud häälemeestel, või oli Põhja-Pärnu? Põhja-Pärnumaa vallas, sealt, kus ta pärit on tegelikult ise sealt. Ja et see on nagu huvitav mäng seal, mis veel seal Isamaa sees omakorda toimub, mulle tundub, et seal ei ole, ma nüüd väga täpselt ei oska rääkida, aga mulle tundub, et seal on omavahel, isikute vaheline selline väike ebakõla, et kes siis on, eks ole, et üks oli nagu praeguste juttude põhjal, eks ole, üks inimene tegi läbi valimiskampaania, tõi erakonnale hea tulemus, oli linnapea kandidaat ja praegu nagu liigutakse selle pealt, linnapeaks on hoopis teine mees, kes on erakonna peasekretär. Et selles mõttes huvitav kindlasti veel vaadata, mismoodi see uus koalitsioon siis kokku lapitakse. Selles suhtes need on sellised aspektid, millele ma soovitan nagu tähelepanu pöörata, et kui see koalitsioon nüüd tuleb, et kuidas see siis tuleb? Nii et tegelikult mida vähem ikkagi erakondi koalitsioonis erinevaid valimisliite, seda kergem ikkagi on ja kui ikkagi teha, siis ikkagi väga korraliku häälte enamusega, et selliseid jamasid ette ei tuleks. Nojah, et kui sa ise oled ju Saue valla elanik, et eks sa oled vaadanud, et minu arust Saue vallas on ikkagi need koalitsioonid olnud alati vähemalt selline 3-4 häält nii-öelda peal ja teadlikult tehtud mõnes mõttes suur on ja et see on selles mõttes hea, et keegi ei saa hakata samastel sellistel põhjustel nagu paati kõigutama ja teine asi on see, et kui sul on ikkagi nagu piisav kate, et siis on ka enda sees need nii-öelda tülid oluliselt raskemad tekkima, Aga kui sul on 1-2 häält, siis sul tuleb üks koolijuht või keegi ütleb, et kui ma nüüd oma katust või oma seda kergliiklusteed ei tee, siis ma lähen teen kellegi teisega. Aga minu arust on ju, minust Korobeinik on, või on see ajakirjanduse nii-öelda kuidagi peegeldatud, on ju otse välja öelnud, et Kristen Polterbergil oli võimalus ka järgmine aasta linnapeana jätkata, et selleks oleks pidanud ta nagu Keskerakonnas kandideerima. Minu arust see võib-olla näitabki seda, et neid jutte on nagu palju olnud ja tõenäoliselt Polterberg siis nüüd viimasena ütles ära ja siis sealt see nagu hargnema hakkas. Aga ta kirjutus ja algselt sellele alla, ta oli sellega nõus, sest ta ei tulnud, ma arvan, kindlasti mitte nüüd kõneks. Sa mõtled Voltenbergi jaoks? Voltenberg ilmselt oli ikkagi mingi oma nõusoleku andnud, et ma kandideerin teiega. Küllap ta seal manööverdas midagi, pigem ma arvan, ei andnud selgesõnalist lubadust Korobeinikule, et ma arvan, hoidis seal erinevaid. Ja nüüd hakkas Korobeinik nõudma, et Kristel on aeg ja siis... praegu on ju, ütleme, valimisnimekirjad. Ei taha, siis ei ole linnapea ka. Aga just huvitav on just see, et me oleme siin juba mingid, kas meie, aga on aastaid räägitud, et näed, et Savisaare vaim hakkab nagu ära kaduma, et Keskerakond on uueks muutunud ja nii ja naa, aga nüüd vaatad kõik see Narva ja Pärnu ja Tallinn, et tegelikult ei ole mitte midagi muutunud, enne kui läheme teise teema juurde, järgmise teema juurde, ärge unustage head vaatajad, kuulajad, pange like, jagage, see on oluline. Ja just sellest initsieerituna lähemegi järgmise teema juurde, sa rääkisid juba, tõid Tallinna siia sisse. Aga Tallinnas on siis Vene Nevski katedraal, mida me siis kõik teame, ja selle leping on siis sõlmitud Eesti Kristliku Õigeusu Kirikuga Tallinna linnal. See leping on nullleping 2037. aastaks ja nüüd tõstatati siis siseministri poolt küsimus, et äkki peaks ikkagi Tallinna linn kuidagi midagi ette võtma, sest et tegelikult mingi periood tagasi ju oli ka ruumidega leping, kantselei ruumidega selle kirikuga, see lõpetati ära, nüüd on siis kirikus ajavad ilmselt siis kuskil mujal pinnal oma asju seal
igapäevaseid asju, aga nüüd jälle jah, et võiks ju selle lepingu siis kuidagi ära tühistada, et eriti aktiivselt Tallinn selle poole vaadanud ei ole, praegune võimuliit ja ilmselt ei vaatagi, siseminister räägib väga sellistest, ütleme, salajastest ja venemeelsetest inimestest, kes seda siis seal kõik haldavad ja juhivad, et on läinud päris selliseks väikeseks tormiks siin veeklasis. Sa oled linna asjadega rohkem kuuses, Siim, et kuidas sulle tundub, et kas on siis nüüd, ütleme, koht, millest peaks ka ikkagi või leping, millest peaks ka ikkagi Tallinna linn loobuma? See on, eks see teema tuli nüüd üles sellise suvise teemana, et prominentne Isamaa erakonna liige Lauri Vahtre seal hakkas nagu tänitama ja sel teemal, et umbes, et see tuleks sealt minema viia, see vene kirik ja Igor Taro siis mõtles, et teeb nagu ninanipsu, ütleb, et aga see vabandust, see on ju Isamaa on Tallinnas võimul, see on Tallinna linna otsus, võtke, lööge minema, nad sealt. See kõik on nagu tore rääkida, et eks seal oli omal ajal väga tugev surve, Venemaa selline vaatas kulli pilguga, mis selle vene kirikuga Eestis toimub, on ju jagati, kui te mäletate, jagati ära, millised jäid siis nii-öelda Eesti õigeusu kirikud ja kirikule, millised sakraalhooned ja millised vene õigeusu kirikule ja siis kompromissina otsiti neid lahendusi, et kui õigusjärgse omanikuna oleks tagastatud, siis oleks tagastatud kõik sellele Eesti õigeusu kirikule. Ja siis jäeti tagastamata ja siis ta jäigi nagu linna omandusse, ja siis nüüd linn andis siis justkui kasutada selle vene õigeusu kirikule, et loomulikult eks ta on ajalooline suur venestamise sümbol Eesti Vabariigis, omal ajal muide, kui see kirik ehitati, olid need kuplid olid veel kullatud, et väidetavalt siis, kui ilusal päikesel päeval paistis päike sinna peale, siis Toompealt säras kullatud siuke võimusümbol üle Tallinna linna. Ja siis, kui Eesti sai vabaks, seal siis kuskil pärast selle Eesti iseseisvumist, siis tookord siis Eesti riik kooris selle kulla sealt kuplitelt maha ja kasutas seda oma Eesti Panga kullavarude soetamiseks. Aga kirikut ei lammutatud ka tookord, eks ole, aga siis oli ikkagi Eestis oli üks õigeusu kirik ja see oli ikkagi Eesti Vabariigi keskne õigeusu kirik. Aga need on nii keerulised küsimused, et minu jaoks on see küsimus, et kui plaani pole, siis niisama ärbelda nagu väga ei tasu. Selles mõttes, et mu küsimus on, et väga tore, leping lõpeb ära. Nii. Et kas te arvate, et need venemeelsed tegelased kolivad sealt välja või? Ei koli. Ja mis siis nagu edasi saab? Kas siis minnakse, kas keegi läheb siis nagu nii-öelda uksi ja aknaid kinni naelutama? Kohtutäituriga välja tõstma või? Kohtutäituriga välja, kuidas see nagu välja? Et ühesõnaga, kui sul ei ole nagu selget plaani, mida sa nagu edasi teed? Et siin võib tulla nagu hästi sellised halbusstsenaariumiga Eesti mainele selles mõttes, et kristlik kiirik, mine seal selgita, et see on nagu venemeelne, eks ole, et ma mõtlen ka rahvusvaheliselt väga keeruline nagu Eestis neid asju selgitada, et ühesõnaga ma saan aru nendest poliitikutest, kes tahtsid seal ärbelda ja sellega endale tähelepanu tõmmata Lauri Vahtre ja Igor Taro ja see on nagu kõik tore, aga mis sa tegelikult teed? Et kui plaani ei ole, siis ma ei ärpleks. Aga kui plaan on, muidugi mulle meeldiks, kui seda venestamise sümbolit seal ei oleks, aga kas kellelgi ka reaalne plaan, kuidas seda saavutada? Jah, aga tegelikult piiskop Daniil, kes Eesti kristliku õigeusu kirikut juhib, on ju välja öelnud ja toonud võrdluse see täiesti meelevaldse presidendi lossiga, mis tõesti ju Eesti ajal on ikkagi ehitatud ja kuulus ka esimesele Eesti presidendile. Vahepeal siis tõepoolest pikalt oli seal ka Eesti Ülemnõukogu presiidium juba venestamise ajal või Vene ajal, et see on ka ju mingisugune selline nii-öelda võib ju mingit paralleele otsida sealt, et on ka ju mingisugune nõukogude aja sümbol siiski, kuigi ta ikkagi on ehitatud Eesti arhitekti Alar Kotli poolt projekteeritud ja ehitatud ikkagi Eesti ajal. Et niimoodi hakata... Sa mõtled praegu Toompead või? Ei, ma mõtlen ikkagi Kadrioru.
Kadrina loss. No seal ajalooliselt Vene propaganda kasutab ikkagi seda, et see on Vene tsaari... No jah, et veel tagasi minnes, et... Vene propaganda räägib kogu aeg sellistel teemadel, kuidas kõik on venelaste poolt ma olen isegi mõned Vene propagandistid küsinud, kas ma ei tea, seal Jekaterina käis ise kive ladumas või ikkagi need ehitajad olid ilmselt ikka eestlased tegelikult, eks ole, lihtsalt kasutati sisuliselt orjatööjõud. Lõpuks me jõuame niisuguse jaburduseni, et hakkame juba rääkima Raekoja platsil, et lõhume ära, et see on kõik mingi, ma ei tea, saksa anastajate poolt kunagi ehitatud. Seda Vene propaganda püüabki näidata, see ongi nende soov, eks ole, seda keerata niimoodi pea peal. Muide, väga huvitav, ma eelmine nädal käisin omavalitsusjuhtide spordimängudel ja see aasta võõrustas meid Kohtla-Järve ees, siis käid seal ringi, seal on kõik need Nõukogude sümboolika, viisnurk, need kultuurimajad, kõik nagu säravad ja siis seal üks kohalik ütles ka, et kui kujutage ette, milline huvi on nii-öelda filmitegijatel, kes tahavad filmida nii-öelda sellist nagu Nõukogude elu umbes, et Venemaale enam minna ei saa, et siis käivad Kohtla-Järvel oma neid võtteid tegemas. No viivikonnad on ka sinna sellesse rivi tegelikult, see on samasugune, kus tegelikult seda ehedust, reaalset Nõukogude aegset sellist nostalgiat saab ikkagi väga palju veel näha ja seda käiakse tõepoolest vaatamas. Aga mage tegelikult sa vaatad ikkagi need okupatsioonisümbolid lausa säravad, need on nagu puhtaks vuntsitud, valgeks värvitud, ei ole tegelikult see, mida tahaks Eestis näha. Ei jäta head muljet. Aga räägime natukene hariduse teemadel veel ka siit edasi ja võib-olla just selles valguses, et näiteks siin ka ühes Tallinna linnaga piirnevas lähivallas Rae vallas on üles kerkinud koolijuhi tüli ja läinud juba nii tõsiseks, et Rae valla poliitilised jõud ei suuda siis kuidagi ikkagi leida rahu seal, et kool on üsna pea algamas, koolijuhi kohustus võiks ju olla see, et panna see kool korralikult tööle, vaadata, et mehitatus õpetajatega oleks olemas, kõik oleks nagu korras ja saaks 1. septembrile julgelt vastu minna, aga paraku ei saa, sest käib kemplus selle üle, mis selle koolijuhiga siis ikkagi edasi saab. Astus lugupeetud koolijuht tagasi ja nüüd on ma täpsustan, ei astunud tagasi. Sunniti tagasi astuma. Ma ei tea, kas sunniti, aga igatahes ma saan aru, et vallavanem või abivallavanem, kes iganes, nagu öeldakse, lõpetas lepingu usalduse kaotuse tõttu. Võt see on ja ka nüüd nõutakse seal Rae valla opositsiooni poolt, vallavolikogu opositsiooni poolt, et tuleb ennistada. Või sul on natuke rohkem teavad selle kohta, mis seis seal praegu siis õigupoolest on? Siin tuleks kaks asja mõnes mõttes lahti lüüa, et ma ei ole väga Rae valla nagu siseeluga kursis, et kes ja mis seal teinud on, aga see, et koolijuht võetakse tööle, koolijuht vabastatakse ametisse, see on ju täiesti tavaline tegevjuhtimise küsimus. Nüüd ma saan lihtsalt aru, et volikogu opositsioon, tundes, et võimalust siin nagu mingit poliitilist profiiti lõigata, on inimesi võib-olla, kellele see koolijuhi lahkumine ei meeldi, et neid enda poole võita, on teinud vist volikogule ettepaneku, et hakkame nüüd volikogus arutama seda ja teeme eelnõu, et teeme vallavanemale nagu ettepanekuna. Korra vaatasin seda eelnõud eile vist Delfis või kuskil oli see eelnõuga üleval. Minu arust see on mõnes mõttes nii ebapädev nagu juriidiliselt. Volikogu ei saa võtta vastu mingit otsust küsimuses, mis kuulub täielikult nagu vallavalitsuse pädevusse. Ja see on selles mõttes ka halb märk, et nii heas kui halvas mõttes. Minu arust selline parteipoliitika ja selline volikogu poliitika tuleks hallatavate asutuste juhtimisest nagu eemal hoida. Kui nüüd ütleme Rae opositsioon leiab tõesti, et ma ei tea, direktoriga on ebaõiglaselt käitutud, vabastamine ei ole põhjendatud, siis tuleks vallavanemat umbusaldada. Aga see, kui volikogu hakkab nüüd üle vallavalitsuse mingi asutuste tööd juhtima, inimesi palkama, see on väga halb praktikana. Sa oled ka nende sündmustega natuke kursis? No kindlasti Andres teab paremini neid taustu seal, aga mis see suur pilt on see, et seda valda on väga pikalt valitsenud Reformierakond, ka kuni ütleme siin enne viimased kohalike valimisi nad olid ainuvõimuline enamus seal ja seal on kuidagi nende aastatega see kuidagi
nende see võim on juba ajanud nagu juured igale poole, sealt nagu laiali väga tugevalt ja selge, et neil on seal oma toetajad ja nüüd nad on siis opositsioonis, täiesti võimalt eemal ja nad ei suuda kuidagi sellega leppida ja nad otsivad ja kaevad igalt poolt. Koolijuhtide teema, kui te vaatate ikka alati jälle kuskil ajakirjanduses mõnes väiksemas vallas, kuskil üle Eesti, koolijuhtide teema on pidev selline, kus tekitab koha peal tugevaid ja väga tugevaid emotsioone. Ja nüüd siis raeseks opositsiooniline Reformierakond üritab seda nagu omale nagu poliitiliselt kasuks keerata ja ma olen selle nõus, et katsuks seda poliitikat seal volikogus ajada, et mitte ei viiks seda koolimajja, seda poliitika tegemist, et aga seal Mart Võrklaev, endine vallavanem, kes sealt nii-öelda poliitikasse on tulnud, sealt samast Rae vallast ja tema seal väga aktiivsed vastupanu nii-öelda ehitab olemasolevale võimuliidule, kus on siis Isamaa, sotsid ja parempoolsed, kui ma nüüd on, eks ole. Eks oleme. 3 osapoolt ja siis seal Võrklaev seal ja teised ka siis on hirmsasti punnitavad ja otsivad igalt poolt seda püüavad politiseerida nagu iga küsimust, et ma ka nõustun Andresega, et võib-olla see koolidirektori koht ei ole see koht, kus oma seda poliitilist ambitsiooni ehitada. Ma saan aru, et ütleme, see juht on ka pöördunud nii-öelda töövaidluskomisjoni. Minu arust täiesti normaalne sellises ühes õigusriigis või vallas, et kui tuntakse, et kellegi õigus on nagu rikutud, las siis kohus või töövaidluskomisjon nagu arutleb seda, et kas olid rikkumised, kas need olid nagu põhjendatud, et kõige tobedamasse seisu satuks. See vist ei olnud ainult mitte Reformierakond, vaid koos Keskerakonnaga nad esitasid nõude. Aga kui nüüd selgub see, et need olid ikkagi mingid rikkumised, kuulu järgi on rikutud nagu eelarvedistsipliini, lähisugulasega on mingeid lepinguid sõlmitud, mingeid muid asju, aga kui nüüd nagu töövaidluskomisjon ühel hetkel võtab nagu vastu otsuse, et nii-öelda töölepingu lõpetamine oli põhjendatud, et mis seisus siis nüüd ütleme volikogu poliitikud on, et nad kasutasid oma nii-öelda saadiku sellist nagu jõudu või õiglust, et nii-öelda seadustada mingeid rikkumisi või. Aga muidugi huvitav, mul tekkis ka seal just see paralleel, et minu arust Reformierakond ja Keskerakond olid või on olnud 2 erakonda, kes nii-öelda on toetanud seda 2 toolil istumist. Ma tean, et ka ütleme, meie erakond, Eesti 200, mõned muud on ka toetanud neid kohaliku omavalitsuse seaduse muudatusi, et hallatav asutuse juht valituks osutudes ta peaks nagu otsustama, et kas ta tahab tulla volikokku või ta jätkab nii-öelda koolijuhina nagu tööd on ja. Et et mulle tundub, et Reform Kesk võib-olla vähem, nad ikkagi näevad seda võimalust nii-öelda oma seda Siinkohal ma olen Siimuga täiesti nõus, et kool, lasteaed ja kõik, mis toimub, ütleme, selles suures plaanis selle hariduselu ümber ühes omavalitsuses, see on kindlasti kõige valusam teema üldse valla inimeste jaoks, valla elanike jaoks. Nad seda kõige rohkem hoomavad, nad saavad sellest kõige rohkem aru ja kui seda nüüd välja tuua just läbi selliste kempluste, tõepoolest ma usun, et väga suurele osale kooliperest on see direktor saanud ka väga armsaks, teda austatakse seal ja see tekitab ju kindlalt sisepingeid. Teine asi, mis veel tegelikult seoses nende erinevate haridusasutuste juhtimistega välja tuleb, on see, ja sellele on ka tähelepanu juhitud, on see, et viimasel ajal on praktika, kus näiteks üks koolijuht võtab juhtida ka samas omavalitsuses päris mitmeid teisi sellised haridusega seotuva allasutusi, olgu ta lasteaed või mingid muud sellised asjad, et siis äkki tema nagu nii-öelda see samane fookus läheb liiga laiali, ta ei suuda sellele koolielule konkreetsele keskenduda ja see on probleem. Jah, kellele ta selles mõttes nagu probleem on, et ma lugesin ka neid argumente, et et ma ei tea, ei suuda, koolikultuur kaob ja mingid muud asjad. Ma mõnes mõttes toon näite Viimsi vald, Eesti maismaa Eesti üks suuremaid valdasid, seal on 9 lasteaiahoonet ja kogu Viimsi valla peale on lasteaial 1 direktor. Ja ma ei tunne, et midagi nagu halva.
midagi nagu halvasti oleks. Ja pigem on see omavalitsuste mõnes mõttes mõistlik praktika, et kui sul need koolid jäävad suhteliselt väikseks, et sul on, ma ei tea, 10 kilomeetri kaugusel on 50 õpilasega kool, siis on veel mingi 30 õpilasega lasteaed või 30 lapsega lasteaed, noh, et igas asutuses oleks nii-öelda seadusele vastav kvalifikatsiooninõuded, juhtimiskompetentsid, muud asjad, direktor, kes minu eelduste kohaselt võiks saada ikkagi palka veidi rohkem kui õpetaja, näiteks 3000, see ei ole lihtsalt võimalik. Ja paljud omavalitsused ongi läinud seda teed, et kui sul on väiksed koolid ja väiksed õppekohad, siis võetaksegi nii-öelda üks juht. Igas majas on oma selline mingi õppejuht, midagi sellist, ja see on mõnes mõttes nii mõnegi õppekoha hoidnud lahti. Vastasel juhul tuleks hakata need kinni panema. Võib-olla teinekord ongi õige see kinni panna. Aga lihtsalt ongi see, et ütleme, kui me võtame, kohe Siim räägib, aga kui me võtame ka sellise suhteliselt väikese kooli, näiteks 100 õpilasega kooli, ja kui me vaatame neid juhtimisülesandeid, mis võiks direktoril olla, tegelikult sa teed selle 2-3 tunniga päevas ära. Ja siis selgubki see, et ülejäänud aja sa annad tunde, ma ei tea, väiksemas koolis remondid muruniidukid, pead nagu koolisööklas nii-öelda järjekorras valvet, et kas selleks on vaja meil juhtimiskompetentsidega inimest? No ei ole. No Andres, sa räägid sellise Harjumaa vaatest, et väike kool 100 õpilast, mine vaata, mis kõik koolid on. Et minu varasem pikaaegne regionaalministri kogemus ütleb, et kogu see jutt, alati see joig ja ohkimine hakkab pihta, et ei hoia mingeid kulusid kokku ja kõik see muu sinna juurde, et kuule, sul on ikka vahe sees, et kas sul on 5 väikest kooli ja nende peal on 1 direktor või 5 direktorit, kas on vahe sees või ei ole vahe? Muidugi vahe sees. Kõik see jama. Muidugi, ka see 1 direktor võib teha halbu otsuseid ja ebamõistlikke, ega ma ei ütle, et on võimalik ka 1 direktoriga kulutada raha lollilt, on ju. Aga üldiselt ikkagi terve mõistus ütleb, et sul on võimalik mingeid remondiotsuseid koos teha, mingeid vaadata, kuidas sul majapidamiskulud on selle 5 erineva hoone peale, ikkagi selgelt seal on efekt sees ja kulusid tuleb kokku hoida, ärge kuulake neid jaburaid jutte sellest, kuidas haldusreformiga räägid samamoodi, mingeid kulusid ei ole võimalik kokku hoida, muidugi on võimalik. No näed, aga ilmselt see tendents saab meil ikkagi siis praegu olema selliseks kindlaks, mille poole liigutakse. Ikkagi juhtimistasandeid vähemaks. Tuleb kokku tõmmata, ma ei tea, kas Siim on lugenud, aga ma hiljuti lugesin ka riigikontrolöri mingit kokkuvõtet, et mis on nüüd toimunud nii-öelda pärast haldusreformi 2017. Kui ma ei eksi, siis üle Eesti on vist 1500 mingit asutust on nagu, ma ei tea, suletud, liidetud, kokku pandud, ja öeldakse ka, et tegelikult on kulud mõnes mõttes ikkagi vähenenud. Et saab ka nagu sisulisemalt. Ja isegi kui kulud ei vähene, siis seda raha kasutatakse nagu mõistlikumalt, efektiivsemalt. See on see eesmärk. Ma just tahtsin tuua kiiresti veel näiteks Saue vallas kunagi oli meil üks kool, kus oli 9-klassiline kool, mingi 40-50 õpilast ja eraldi, ma ei tea, 2 kilomeetri kaugusel 2 rühmaga lasteaed või 3 rühmaga. Panime kokku, tõime 1 majja, tegime 6-klassiliseks, seda juhib 1 teise kooli direktor, 0,25 koormusega ja lasteaia nii-öelda või lasteaia lapse kulu on meil täna vallas üks madalamaid. Enne ta oli konkurentsitult kõige kõrgem. Ja asutus on juhitud, kõik on rahul, haridusteenus on osutatud, ma ei näe probleemina. Ega see raha ikka, mis nendel igal pool kulutatakse, tuletan ikka meelde. Inimesed, see võetakse teie endi taskust vägisi ära. Teie raha, mis teilt vägisi ära võetakse, see, mida seal kulutatakse, see ei ole mingi taevast langenud raha. Et ikka tuleb vaadata, et see on mõistlik. Ma siin juures teen, ma saan aru, et sul juba näpud sügelevad, et paneks selle kaamera kinni või? Ei, seda ei olnud, ma tahtsin veel 1 teema lauda. Ma tahtsin tahan nagu reklaami tuua, et järgmisel nädalal on see arvamusfestival ja me parempoolsete telgist teemegi arutelu jõukohasest riigist ja meil on lubanud tulla Siim Kiisler, sotsiaaldemokraatidest on Riina Sikkut, Isamaad esindab Tallinna endine abilinnapea Karl-Sander Kase ja lisaks on veel Rõuge vallavanem Britt Vahter, et me hakkame lahkama, et millist riiki me jaksame ülal pidama, et
Seda on tore ja kindlasti siin üleskutse kõik Arvamusfestivalile tulge ja usun, et seal telgis on kindlasti mitte ainult seal parempoolsete telgis, aga mujalgi on väga palju asju. Ühe kiire asja teen siia lõppu veel. Ei saa üle ümber minna kõigest sellest, mis praegu ühiskonnas väga aktiivselt räägitakse ja see on Rannarootsi reklaam, mis siis praegu kütab kirgi. Õige grill muudab kibeda sibula magusaks ja see on nüüd siis läinud vastandatud ja kogu see visuaalne pool, mis seda nagu toetab, kes seda on näinud, ma usun, et paljud on seda näinud, kus seal taga siis umbes paistab kuskil Ust-Luuga sadam, mis põleb Sillamäe ranniku pealt kuskilt veel kõike sinna juurde. See on nii palju kirgi nüüd kütnud ja väga palju ka poliitilist alatooni võtnud. No kuidas sellesse suhtuda, et selline asi üldse nagu nii-öelda avalikuks sai ja sellised kired seal ümber hakkasid lõõmama? Kuidas suhtuda? No firma tegi reklaami, mis tõmbas kõvasti tähelepanu. Eesmärk täidetud, selge, korras. Jah. Nad said nii palju vainimisi, kõik uurivad, mis grill ja mis firma on ju. Selles mõttes nemad tegid oma töö ära on ju. Mis nüüd siis edasi juhtus loomulikult siis ma saan sellest aru, et Keskerakonnas on selline kamp sees, selline venemeelne kamp. Aleksandr Tšaplõgin ja siis Yana Toom, need siis kohe võtsid kätte ja hakkasid kohe nendele Eesti venelastele, kes ei aimanudki midagi selle sibula sõna tähendusest ühte või teistpidi, ka neile hakkasid kohe selgitama, vaadake, siin nüüd on jälle üks koht, kus teile tehakse liiga, aga meie kaitseme teid. Ja nad ekspluateerivad meelega neid tundeid ja sellega jälle kinnistavad seda vene valijat sinna, venemeelset valijat, mitte ma räägi siin keelest ega vaid just või ega sünnijärgsusest, vaid just sellest venemeelsusest ja kinnistavad seda venemeelset valijat sellega enda taha. Mis mul oli üllatus, et ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kes üldiselt on siiski viimasel ajal püüdnud ennast näidata sellise eestimeelsena, läks sellega kaasa ja tegi ka oma postituse ja hakkas ka rääkima, et näed ikka, kuidas siin hakkas ka nii-öelda venelasi Eestis kaitsma, näitama, et neid on vaja hirmsasti kaitsta. Et siin jah, Eesti-meelsed inimesed vaadake ja mõelge, et kus need Kõlvarti nagu prioriteedid ikkagi tegelikult on, et kui siin on vaatajaid, kuulajaid inimesi, kes on Eesti-meelsed ja hääletavad Keskerakonda, siis mõelge järgi, et kas ta... eks ta mõnes mõttes ta oli isegi hea, et minu arust oli see, ka selliseid reklaame tuleb ka võtta teatud sellise reservatsiooniga, et ei pea nagu, ma ei tea, amokki hakkama jooksma. Aga võib-olla see on hea märk, et kui vaatad, et see vesi on nagu selline hästi sile ja kui sa viskad sinna ühe kivi ja siis hakkab seal mingi mulin, et tõenäoliselt meil Eesti ühiskonnas ka see on, et me ikkagi üritame teha nägu, et kõik on ikka hästi ja me oleme nii ja naa, et aga meil on ikkagi probleeme selles osas, Aga sama minu arust... Ja on poliitikud, kes seda üritavad kogu aeg oma poliitiliseks kapitaliks pöörata. Ma ei ole näinud Jaak Madissoni sel teemal kuidagi sõna võtmes. Siin ajakirjanikele üleskutse. Jaak Madisson, et mis ta sellest reklaamist arvab? Nii et tegelikult väga hea reklaam selles suhtes, et mitte ainult ei kiida toodet, aga paneb mõtlema väga üle selle pealt, kuidas või mis moel üks või teine erakond siis ikkagi käitub. Aga head sõbrad, tõmbame siinkohal otsad kokku ja nagu juba ennist natuke aega tagasi kuulsite, siis Arvamusfestival 7-8 august Paides, väga esinduslik foorum koos ja parempoolsed seal samuti väljas, nii et jälgige kindlasti sotsiaalmeedia reklaame, vaadake kodulehelt, mis ajal kuskil mingisugused arvamused või mingisugused jututoad, vestlusringid toimuvad ja kindlasti võtke aktiivselt sellest ka osa ja meie saates saate loomulikult aktiivselt samamoodi osa võtta, kui annate meile teada juba, mis toimub parempoolsed.ee. Kohtume teiega 2 nädala pärast, aga kindlasti jagage, vajutage pöial sinna alla ja pidage vastu.